Siilipoiss Seppu ja mure metsas. Algas taas kaunis päev. Niipea, kui Seppu silmad avas ja voodi hoolikalt korda tegi, pani ta end rõõmsa meelega riidesse. Tal oli plaan alustada hommikut väikese jalutuskäiguga. Ema oli selle üle väga rõõmus. Värske õhk ja rahulik liikumine teevad tervisele head. Kuigi tuul sahistas puude latvadest tugevamalt kui tavaliselt, nautis Seppu metsa hommikust ilu ja kõndis mõnusas tempos mööda metsarada. Linnud laulsid kirkalt ning iga hingetõmme tundus täis värskust ja elu. Küll on ilus, mõtles ta ja hingas sügavalt sisse. Siis aga jäi ta pilk äkitselt pidama ühe puu all. Seal paistis midagi. Seppu astus lähemale. Muru sees vedeles katkine kilekott, tühjad limonaadipurgid ja igasugu kortsus kommipabereid ja muud pakendid. Seppu süda tegi väikese jõnksu. Tuul liigutas prügi laiali, justkui püüaks mets ise sellest vabaneda. Linnud laulsid edasi ja päike paistis endiselt, kuid korraga muutus kogu hommik kurvaks. Mets ei saa ise koristada, mõtles Seppu, aga mina saan. Ta kummardus ja hakkas tasa ja targu prügi kokku korjama. Peagi pistis põõsa tagant nina välja orava tüdruk Olivia. Mida sa teed, Seppu? Küsis ta uudishimulikult. Keegi on sio prügi visanud, vastas Seppu. Olivia ohkas. See ei ole küll ilus. Ei ole muidugi, nõustus Seppu. Mets on meie kodu. Ma aitan ka, hüüdis Olivia ja hüppas ligi. Koos said nad töö kiiresti tehtud. Seppu sidus kilekoti kinni, et see hiljem prügikasti viia. Kui ümbrus jälle puhas oli, jäi Seppu hetkeks mõtlema, kes küll sellist asja teeb. Ta silmitses maad tähelepanelikumalt. Vaata siia, sosistas ta. Mullas oli näha väikesed jäljed. Need ei olnud linnu ega rebase omad. Need meenutasid hoopis kingataldade mustrit. Keegi on siin hiljuti käinud, arvas Olivia. Ja tal oli kaasas süüa ja juua, lisas Seppu. Tuul liigutas põõsaid ning kostis köhatus, justkui keegi kaugustes tegutseks millegagi. Nad hiilisid ettevaatlikult edasi ja märkasid lagendiku serval üht poissi, kes istus kännul. Tema kõrval oli seljakott. Poisil oli käes täpselt samasugune kommipaber nagu see, mille nad just maast üles korjasid. Tere, ütles Seppu rahulikult, kuid kindlalt. Poiss võpatas. Oi, tere! Seppu vaatas paberid poisi käes. Me leidsime puu alt prügi ja need kommipaberid on täpselt samasugused nagu need sinu käes. Kas sina jätsid kogu selle segaduse sinna? Poiss kehitas õlgu. No ja mis siis? Need on ju ainult mõned paberid. Seppu jäi hetkeks vaikseks. Mets ei ole prügikast. Küll tuul ära viib, vastas poiss hooletult. Tuul ei vii prügi ära, ütles Seppu vaikselt. Ta viib selle kellegi teise juurde, mõne looma koju või mõne pesa sisse. Just siis kostis põõsastest läkastavad köhatused. Väike hiirepoiss Harri ilmus välja, käppade vahel kortsus kommipaber. Magus lõhn paberil oli teda meelitanud ning ta soovis seda ära süüa. Paber jäi tal aga kurku kinni. Seppu ja Olivia tormasid appi. Ettevaatlikult aitasid nad hiirepoisil paberi suust välja saada. Olivia hingas kergendatult. Poisi nägu muutus kahvatuks. Ma ei mõelnud, sosistas ta. Just, vastas Seppu. Mõnikord me ei mõtle, aga tagajärjed võivad olla tõsised. Enne kui nad jõudsid rohkem öelda, kostis järgmine ehmatav kiirete sammude müdin. Saarmas jooksis nende poole. Ruttu, ruttu, ahven vajab abi. Nad tormasid kõik jõe äärde. Vaatepilt oli ehmatav. Vees hulpiv limonaadipurk oli sattunud väikese ahvenapoisi uudishimulike silmade ette.
Ta oli pistnud pea purgiava sisse ega saanud seda enam välja. Sepu süda tagus kiiresti. Nad tõstsid ahvena korralikult kaldale. Ilma abivahenditeta ei saanud purki ohutult eemaldada. Mul on taskunuga, ütles poiss äkitselt ja ulatas selle Sepule. Väga ettevaatlikult lõikas Sepu purgiava suuremaks, nii et kala viga ei saanud. Lõpuks libises ahvenapoiss vabaks. Juhuu, hüüdis Olivia taas rõõmsalt. Ahvenapoiss sulpsas tagasi vette ja kadus, justkui tänutäheks sabaga vett pritsides. Korraks oli vaikus. Nad istusid vaikselt jõe kaldale. Tuul oli rahunenud. Vesi sillerdas päikese käes. Poiss vaatas oma käsi. Ma ei taha enam kunagi midagi maha visata, ütles ta tasa. Ma ei teadnud, et see võib nii palju halba teha. Sepu naeratas sõbralikult. Oluline on see, et sa nüüd tead. Poiss korjas oma seljakotti kõik paberid ja purgid ning sidus koti külge eraldi prügikoti. Siis tõusis poiss püsti ja vaatas ringi hoopis teise pilguga kui enne. Mets ei olnud enam lihtsalt koht, kus süüa ja edasi minna. See oli kodu hiirele, oravale, ahvenale ja ka talle endale. Nad jalutasid koos tagasi metsarajale. Päike piilus pilve tagant ja linnulaul kostis taas eriti kirkalt, justkui tänuks. Seal, kus hommikul vedeles prügi, oli nüüd puhas muru ja värske tuuleõhk. Sepu tundis südames rõõmu, et julges öelda, see pole õige. Ja sellest päevast alates teadis poiss, et iga samm metsas jätab jälje, aga iga hea tegu jätab veelgi suurema.